et kui ma nüüd annan kogu aeg sellise nagu mingisuguse no ei tea, infokillu enda töötajale ja ütlen, et mine nüüd pusi selle kallal, kui ma tean, kuidas seda asja lahendada, siis mis see nagu point on, et ma võiks ju talle öelda, kuidas seda asja lahendada? Ja see on mu lemmikküsimus. See on väga hea küsimus, sellepärast, et kui teha selline kiire otsus, hakata kohe minema, täitma seda, see tõesti tuletab meelde selliseid 90-ndaid, ma arvan, juhtimisstiilis SEBs ka, ma olen ise hästi kaua SEBs olnud, olen erinevaid ajajärke näinud, aga mis selle coachiva stiili pluss on, et kui me räägime sellest samast psühholoogilisest turvalisusest ja empaatilisest kuulamisest ja kaasamisest, siis kui sa hakkad minema oma ärieesmärkide poole, siis või on sul mingisugune probleem ja siis arutad seda kõigepealt tiimiga läbi. Oluline on seal just see, et kõik inimesed julgevad välja öelda selle, mida nad soovivad välja öelda. Kedagi ei naeruvääristata, kedagi ei karistata selle eest, et ta ütleb midagi, millega teised nõus ei ole. Ja sellest tekib selline tõesti psühholoogilise turvalisuse olukord, kus siis arutatakse see kas väljakutse, probleem, eesmärk läbi. Igaüks räägib ära, et mina näen seda nii, mina näen seda naa. Ühelt poolt keegi toob välja riske, teine ütleb, et mis riskid, pole mingid riske, siin on ainult võimalused ja nii edasi. Aga ühiselt, kui kõik on saanud rääkida, tehakse see otsus. Ja kui see otsus tehakse baseerudes sellele vestlusele, kus kõik on sõna saanud, siis ta on selline nagu päris otsus. Ja kui ta on päris otsus ja siis kui läheb selle elluviimiseks, siis enam ei küsita seda, et kas see oli nüüd hea otsus, halb otsus, miks me seda nii teeme ja nii edasi, siis üldiselt see elluviimise pool on kiire. Ja ta on selline üksmeelne. Et ma olen ise olnud ka sellistes olukordades, kus mingi tiim hakkab mingit muudatust siis nii-öelda nagu planeerima, ellu viima ja ette valmistama. Ja ma olen olnud ise sellises olukorras, kus see tiim jõuab kuskile maale ära, kaasatakse teised inimesed juurde ja need ei saa üldse aru, millest räägitakse. Nii et sa sisuliselt lähed ruudule 0 tagasi ja alustad otsast peale kogu seda asja, et seda asja ellu viia. Ja et kui veel, et keegi ütleb, et kuidas teha, see on ikkagi, ma tuleks selle vastutuse ja motivatsiooni poole, et kui keegi ütleb, mida teha, et kui kodus ka lapsele ütled, et pese hambad ära, et siis tal ei ole nagu võib-olla seda motivatsiooni, et kästakse lihtsalt. Aga kui ta saab aru, et mis selle taga on, miks ta seda teeb, et see on tema jaoks tähenduslik ja teenib kuidagi ka tema enda eesmärki, siis kindlasti inimene pingutab rohkem ja toob parema tulemuse. Ja minu mõte jäi kuidagi selle kiirustamise peale kinni ja üks asi on see, et sujuv liikumine viib ikka sihtpunkti paremini kui see, et sa korra tormad ja siis vaatad, et kas läheb õiges suunas ja siis siblid kuskile mujale minna. Sellest rääkisid ka selle aasta sellel Nordic Business Forumi nimelisel ühel põhilisemal juhtimiskonverentsil päris mitmed esinejad. Ja kui psühholoogi vaatekohast enam-vähem sama asja öelda, siis kui on kiire, siis aju kaotab võime näha tervikpilti. Ja kuna tänapäeva tööd ei ole sellised, et Margit räägib siin ainult SEBst ja Karin räägib ainult psühholoogiast, siis see on kohutav ajaraiskaja, kui inimene paneb kuskil oma boksis ühes mingis suunas, ei ole võimeline prioriteeti muutma ise, seda peab tulema siis see juht tegema. Seda ma näen kiirustavates organisatsioonides konsultandina võib-olla kõige rohkem ja kahjuks isegi avalikus sektoris rohkem kui erafirmades. Et kiirustatakse, selle käigus kaob see vaade tervikule ära, ei anta kolleegidele ka võib-olla vajalikku tausta infot ja siis, nagu Margit juba rääkis, ühel hetkel on nad mingis olukorras, et on meil mingi totaalne jama siin juhtunud. Nii et eesmärk ei ole see, et kõik see aeg kohutavalt kõik aktiivselt tegutsevad, et suur hulk tööst, tegelikult eriti juhtide tööst on see konteksti seadmine ja midagi sellist ja seda ei saa liiga kiirustades teha. Ja teine asi siin veel juures, et siin inspireerun Karinist, maailm on hirmus keerukaks läinud. Just eriti suurtes organisatsioonides, panganduses, kui palju on regulatsioone, kui keerulised on erinevad IT-süsteemid ja nii edasi. Et ma tahaks näha seda ühte inimest, kes kõike teab ja suudab kõike arvesse võtta ja suudab teha selle otsuse selliselt, et see on tõesti hea otsus.